sest loodan seal, mu soovid kõik pea täide läheks, kuid loodan asjata mul viivad puuduvad. Seltsiks mulle kuumust õhkama pilveviir kaugelt siit ning küllab järgi. Kui katkana ma pilve ei tõusta saa, see on nii, ning ei keegi iialgi mu soove sinna viib. Sest loodan seal, mu soovid kõik pea täide läheks, kuid loodan asjata mul tiivad puuduvad. Tütred, tervist! Tundub, mis on nädala parim päev. On püha päev, tore päev, tore päev. Isad ei ole enam ammu ainult pühapäeviti kodus, nüüd on ju laupäeviti ka võimalik kodus olla. Või siis olla pühapäeva rüppe unustatud, nagu suurem osa Eestist vist praegu on, kui just lilledele värsket vett vaja ei lähe. Aga tegelikult on nädala parim päev, kolmapäev. Kas te teate, miks? Jaa, sest talutetrad tantsivad siis. Ja niimoodi juba peaaegu vist 20 aastat saab nüüd täis. Mingi aeg oli vist küll ka mingi teine päev. Aga nüüd on meil nii nagu tantsud jäävad lõpuks lihasmällu, nüüd meil on juba veres see, et kolmapäev on tantsupäev. Ja ärge siis teatripiletid endale varuga selleks õhtuks, jumala eest mitte. Isegi ma pean nüüd ühe saladuse rääkima. Tiiu ei tea seda veel. Kui ta meid aasta lõpul pooleliseks kuuks maha jättis, lendas üle suure lombi, siis me ei saanud ilma kolmapäevata. Et me ükskord ikkagi tulime ja tantsisime. Ja nüüd on see siis ära räägitud. No vaatame, mis sellest siis järele on jäänud sellest 20 aasta kolmapäevadest. Tere ka teile, armsad kokkutulijad. Me ju kõik näost näkku tunneme, aga nüüd siis saame tuttavamaks ka sellega, et vaatame, kuidas tüdrukud on 20 aastat ja mõned neist veel rohkemgi vastu pidanud. Rõõmuga, nagu ma alati ütlen. Teeme kõike rõõmuga. Nii kui tänast õhtut, eile õhtul kell 11 sain ma teada, et meie peojuht on haigeks jäänud. Siis ma täna öösel mõtlesin, et keda siis kutsuda. Aivar ütles, et tema on oma selle taga, tema ei hakka midagi rääkima. Ja nüüd siis lepime sellega, et mina olen siin ja kutsun tantsima ja olen rõõmus selle üle, et teie olete siin. Eluhunt on teinud väga südamliku liikumise, kus tantsija saab tantsida ja valida peosaalist just selle, kellele ta tahab tantsida. See on südame laotamise tants ja lugu. Kuidas ennast võrs
liidil siia laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tuleme ranna koos, igatsen ma jälle. Tuleme ranna koos, igatsen ma jälle. Siia laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Õhtul hämar niidu peal, me kohal virmalised. Õhtul hämar niidu peal, me kohal virmalised. Siia laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tiiu ja Talutütred. Ma ei tea, kumb teist nüüd 20 sai. Ma olen seda tüüpi inimene, kes kirjutab oma kõnesid õhtuti ja 2-3 päeva tagasi ma alustasin ja eile läksin seda viimistlema ja ühel hetkel ma ei tea, kas sealt kõrgelt miskit ütles, et mida sa siin kritseldad kokku, guugeldad, küsid AI käest, mis poolenisti valetab. Ja viskasin selle kõne minema ja mõtlesin, et ma teen natukene seda teistmoodi. Minu lähedastega oled sa väga palju, väga tihedalt seotud. Minu vend, kes on sündinud siis 1971, oli algklassides sinu üks laps. Teine oli Merikese tütar, kes on sündinud 88. aastal, oli samamoodi sinu klassis üks laps. Ja minu õe Riina poeg Hendrik samamoodi. Mina ei olnud. Minul oli luulelainväe ja ma olin korrus allpool. Vennas, ja ma nendelt küsisin, et ütle üks sõna, iseloomu sõna, mis Tiiut iseloomustab. Sealt tuli rõõm, sära, avatus. Ja vennas ütles veel ühe loo, et kuskil, tema käis siis seal 70ndate lõpus koolis ja nad olid kolmandal korrusel algklasside majas ja hakati hüüdma A-klassi omasid A-koniteks ja B-klassi omasid B-koniteks. Ja B-klassi omad olid ikkagi väga uhked, et nemad just ikkagi B-konid on ja Tiiu oli siis lahti seletanud, et kui panna sinna tugev põhk, et mida see tähendab, et te olete tegelikult ju siis soolatatud, lõigutud sealihatükid. Peale seda oli vaikus. Ja ma küsisin siis ka nende nooremate käest, siis mõlemast käis läbi juba tants. Ja Triinu siis jõudis lausa tantsupeole ja see on tal siiani meeles. Mina mäletan sind ka, sest ma olin ju teisel korrusel. Ma mäletan seda lehvivaid juukseid, kes hästi kiirelt alati 3. korrusele tormas. Et sul on kogu aeg on olnud kiired liigutused ja just seesama rõõm, sära ja avatud ka, sellepärast, et eks ma ikkagi natuke lollusi tegin ja paar korda me saime väga lähedalt suheldud. Ja niimoodi need aeg lendab.
mina tahaksin öelda, et seesama rõõm, sära ja avatus tegelikult tulebki läbi tantsu. Ja see nooruslikkus, et ma pakuks teile kõigile 20-25. Ja soovin teile ikka jaksu, rõõmu, tervist, et peagi me näeme seal hoopis juba 5 aastat järgnevat numbrit ja me vaatame, istume siin ja vaatame seda ja meenutame. Aitäh sulle! Aga valdkondast tuli ka taotlus, nagu ikka ametlikult need asjad käivad. Ja vallavalitsus andis välja tänukirja Tiiu Laurimaale ja naiste rahvatantsurühmale Talutütred 20 tegutsemise aasta eest. Teie pühendumus ja rõõm on hoidnud ja kandnud edasi rahvatantsu väärtusi ning rikastanud meie kogukonna kultuurielu. Soovime jätkuvalt tantsurõõmu, loovat indu ja ühtehoidmist ka edaspidiseks. Olgu samm kerge ja süda alati tantsule avatud. 22. veebruar 2026. On teinud just nimelt ühe toreda, lõbusa, natuke pinget ka tekitab tantsijates, et see on Naine saab keeruta. Jõgeval naiste tantsupeol ja sellest, mis seal juhtus ja millal juhtus, räägib nüüd Ilve. Niisiis naiste tantsupeod. Need on toimunud 3 korda ja alati Jõgeval iga 5 aasta tagant. Meie oleme osalenud 2 korral. Teisel tantsupeol aastal 2016 ja see pidu kandis pealkirja Mehe lugu. No kui me siin ka tüdrukutega meenutasime, siis see oli päris karm õppetund proovide näol, kus ladistas vihma ja külm puges naha vahele. Jõgeva poed said kõik tühjaks ostetud kummikutest ja keepidest, aga raske, mitte nüüd lahingus, aga raske trennis ja kerge esinemisel, et kui pidu saabus, siis tuli päike välja ja ilmatata lastas meie peale. Ja selles mõttes oli see veel väga tore
pidu, et selle peo patrooniks oli valitud Ivo Linna, kes tähistas parasjagu oma 67. sünnipäeva ja peo lõpus kõik osalejad said tema poolt siis tüki torti. Mäletan, et see tordilaud oli 100 meetrit pikk ja tort oli tõesti väga maitsev. Ja teisel korral osalesime ka naiste tantsupeol, tegelikult see oli siis 3. pidu. Aasta oli 2022, tegelikult see pidu lükati 1 aasta edasi seetõttu, et parasjagu oli koroona. Ja ikka ka nende pidude eel on olnud ülevaatused ja konkursid, et igaüks sinna ei pääse. Ka seekord oli ülevaatus ja filmiti meie tantsud üles ja nende videote alusel pääsesime ka sellele tantsupeole. Ja ma arvan, et kõik tantsijad, kes siin ees istuvad, kes siin saalis on, no pealtvaatajad samamoodi, kes on kusagil tantsupidudel osalenud, et see on võimas energiavahetus, mis nendel pidudel on ja et need on väga toredad. Ja järgmine naiste tantsupidu 4. järjekorras on juba järgmisel aastal ja ikka Jõgeval. Aegade jooksul oleme me muidugi palju tantse tantsinud ja rühmas on ka neid tantsijaid, kes on ka mul kuusikurühmas tantsinud, nii et seda arvu me ei ütlegi, kui palju siis kokku tuleks seda tantsimist. Aga on olnud tantse ja kui me nüüd teame, et paljudest on lauludega, tehakse popurii, siis me tegime väikse popurii nendest tantsudest, mis me tantsinud oleme, mõningad panime selle sisse. Ja nii me siis olemegi kokku miksinud natukese siit ja natukese sealt. Maie Orava, Vigala Rein-Lender, siis on Nelli Uustalu, meie polka, siis on Helju on tema, Helju Mikkeli, Sind ei võta, sind ei jäta. Ja on ka Maitagu kedrates väikene tantsu just seal sees.
me ju igal suvel ja vahel talvel ja võib-olla vahel ka sügisel, kuidas oli just parajasti ja kevadel ei jätnud kindlasti ka vahele, et me sõitsime kuskile, nägime midagi, tantsisime kuskilgi ja nüüd ma vaatan siit kohe Marje ja Kersti ja Luule ja Piret räägivadki oma mõtteid. Nii nagu Tiiu ütles, me sõidame igal aastal kuskile põnevasse kohta, kuskile festivalile esinema või muidu rändama ja 2007 aastal me käisime Võrus. See oli pärimustantsufestival Valsi juurde. Ja me lihtsalt ei sõitnud sinna vaatama, vaid me ikkagi sõitsime osalema, et me esinesime 2 iseseisva kontserdiga, siis me osalesime ühises tänavatantsus ja imetlesime ka Kandle kultuurikeskuses rahvakunstiansamblite esinemisi. Et minu jaoks näiteks oli see Võru reis sellepärast väga tore, et ma ei olnud käinud, ma arvan, mitukümmend aastat Võrus ja peaaegu üldse ma ei olnud Võrus käinud. Et kõik see Võru linn oma väikeste puumajadega, Tamula järve promenaad ja Rõuge uus vast valminud uhke vaateplatvorm, need kõik tegid need päeva veel rohkem meeldejäävamaks. Ja meie õhtu lõppes väga mõnusasti Meeli pere suvekodus, mis on väga eriliselt meelde jäänud just oma sellise hubase, mõnusa õhustikuga ja nahkhiirtega. Need nahkhiired elutsesid pööningul ja seal pööningul me ka magasime. Et see oli kõik väga eksootiline ja hommikune kohv Meeli koduõue seal päikesepaistelise õue peal, see kõik oli täiesti imeline. Ja teisel päeval me käisime tagasisõidul, et mitte lasta sõitu tühja minna, käisime esinemas Maarja külas erilistele inimestele. Ja erilistele inimestele on alati väga eriline esineda, sellepärast, et nad on väga tänuväärne publik. Ja meile kõigile kingiti õnnenööbid, mis olid nende eriliste inimeste poolt endi valmistatud. Ja näiteks mina tõstan kogu aeg seda õnnenööpi ühest kotist teise, et ta mul kogu aeg kaasas oleks. Ja ma usun, et ta on mulle õnne toonud. Ja sellest Võrumaa reisist on minule jäänud üks minu lemmikumaid meie rühma nii-öelda grupipilte. Et kui me sõitsime Võru poole, siis me silmasime tee ääres Kesapõldu, kus oli palju moone. Ja me otsustasime seal endast pildi teha. Ja seal me olemegi moonid, meie oma punastes pluusides, päike ja kõik oli väga imeline. Ja see imeline tunne aitab elus hakkama saada ka rasketel hetkedel. Aitäh! Mina räägin siis sellisest päevast nagu 3. detsember 2022, kui talutütred sõitsid Võrru 6. talvisele tantsupäevale. Jällegi Võrru. Aga enne, kui me Võrru jõudsime, oli meil teel mitmeid vahepeatusi. Teekond ju pikk ja vahepeal vaja ju selga sirutada ja keha kinnitada. Kuna väljasõit sel päeval oli juba hommikul vara, 7:30, siis esimene peatus oli meil hommikusöök kohvikus nimega Viljandi. See Viljandi nimeline kohvik on hästi siuke nostalgia õnguline punaste toolidega ja punaste laudadega ja sinna kohvikusse oli Tiiu kogu talutütarte kollektiivile tellinud hommikupudru, mis oli kohutavalt maitsev. Edasi kulges tee meil ikka lõuna poole ja teele jäi Holdre loss ja sinna lossi rajatud Klaveri muuseum. Pikka aega seisis see loss kurvas seisus ja lagunes, kuni siis selle soetas üks ettevõtja nimega Alo Põldmäe ja hakkas sinna koguma kõikide tähtsate inimeste klavereid. Aga et me olime sinna Holdresse jõudnud jällegi varem, kui muuseum päriselt avati, siis tegi ukse meile lahti ahjude kütt ja majandusmees ja lubas meil tubades ringi vaadata ja siis võimesime ka klavereid avada ja neid nagu sõrmitseda. Ja siis ma sõrmitsesingi teile nüüd nagu alguseks ühe sellise loo, mida me siis seal klaverite peal ka sõrmitsesime või mängisime. Nii, ja siis, kui aga muuseum nagu avamise
kui päris muuseum nagu avati, siis tuli sinna see muuseumitädi ja siis tema rääkis meile selle lossi ajaloost ja siis ajaloolistest omanikest ja siis klaverimuuseumi saamisloost. Ja talutäheks me tantsisime seal 2 pärimustantsu, Krakovjaki ja Padespani ja muuseumitädi tegi meie tantsudest endale video ja nii tänulik oli ja ütles, et seal muuseumis polnud keegi veel selle ajani tantsuga esinenud. Et meie Kerstiga siis jagasime selle lõpmata pika talvise tantsupäeva pooleks, et Voldrest me võtsime siis suuna Tõrva poole, et päev ikka asja ette läheks ja võimalikult palju näeks. Ja kuna Tõrvas oli suvel siis tehtud liivaskulptuurid, siis me tahtsime need oma silmaga üle näha. Ja kuna meil ikka Aivar on kaasas ja pillimees omas käes, siis me ikka Tõrva keskväljakul tantsisime hoogsalt oiget ja vasemmat ikka, et märkmaas. Kella 1 paiku me jõudsime Võrru, ilm oli käre, külm oli 16 kraadi, aga me olime vastavalt riidesse pakitud nagu mõmmikud. Saime siis võõramaid tantse natukene harjutada ja kell 2 vaatasime ise kontserti, tantsuansambel Tarbatu, pakkus seal kultuurikeskuses Kannel kontserdi ja vahepeal üks kuum supp ja kell 4 läks siis ühistantsimine lahti, nii et endised tantsijad teavad kõiki need kikapuud ja karobuska ja kõik sellised vanad head tantsud. Nii et kokku 15 tantsu ja nagu siit Tammemäe ekraanipildilt oli näha, et jää ja lumi ei ole kunagi tantsimist seganud, nii et jäime terveks. Tuju oli hea, tantsimine tegi sooja tunde ja et ikka päev veel korda läinud oleks, siis sõitsime Tartu Raekoja platsilt läbi, vaatasime selle jõuluhõngulise Tartu kaunistused läbi, nii et kui me koju ükskord jõudsime 9:30, 9:30, siis võib öelda, et oli täiuslik päev. 2013. aasta suvel käisime me Saaremaal ja seal oli meil esimene peatus Laimjalas. Laimjalaga on minu pere seotud minu ema kaudu ja vanaema kaudu ja Tiiu õetütar võttis meid vastu seal esimese peatuse kohas, kus ta pakkus meile hommikusööki. Ja see hommikusöök oli kõik kodune, omavalmistatud leib, õrdivõid, singid, nii et meil oli väga tervislik toit seal. Ja tema on ka selline, kes on andnud välja kohe Laimjala toitudest raamatu, mille kunagi Tiiu mulle kinkis. Ja sealt edasi läksime me vaatama ka Eesti ainulaadsemat bussipeatust, nimelt Laimjala bussipeatus. Ja selle eestvedaja oli samamoodi Tiiu õetütred ning see on kaunistatud taimejoonistega, seal on juures ka nende nimed nii eestikeelsed kui ladinakeelsed, nii et alati tasub sinna vaatama minna, see on tõesti omanäoline. Ja sealt me hakkasime siis edasi liikuma pärast seda ja see, mis meil hiljem tuli, seda kuulete hiljem Kerstilt.
ja nüüd nüüd on see aeg, kus valage, pakkuge endale ja kas igal laual lamp põleb, sest keskel pidi olema selline, kui puudutad, siis hakkab põlema. Ma siin esimese vaadake, kas põleb ja põleb siiski. Nii et nüüd valame endale glögi, samal ajal mina räägin, mis järgmine tants on, tüdrukud natuke lõõtsutavad, kas võtavad ühe selle ja lähevad siis. Meil on järgmine lugu Ott ja Salme Valgemäe tants, Kalamehe mõrsja. Niisuguste sõnadega, mida meremehed nüüd enam niimoodi merele ei käi, aga Heli Lääts laulab ja võtsime just selle sõnadega variandi ja siis, kas te valate, siin ei vala mitte keegi, nii valage ja siis saate ka ühe peale vist kirjutatud ka, et alkohooli kao, aga üldiselt me võtsime seda, et võtsime alkohoolita päevakorda, et siis on nagu kindlam, et ei tule kohe tantsima ja et me saame siis tantsida siin põrandal, aga nii on. Minu peig on kalamees, kõige hoolsam küla sees. On peele uus, uued noodad ja suus. Ja meil on ikka meretantse veel ja veel jätkub. Ja kuna see Kihnu Virve, kelle juures me oleme ka käinud ja seal 2 päeva veetnud ja siin mõni noogutab mulle lauast ja küll on armas teid näha. Nii armas, te pole vanatud, aga noh. Aga siis meil on ju merepidu, mida hiidlane Elle-Mare Kõmmus on tantsuks vorminud. Ja nüüd, tüdrukud, tulebki see merepidu ja siis saabigi pühkida. Valged kajakadki saavad ranna, kuna päikese loojangu eel. Tuule keemises jõuavad randa, valged nained, mis murduvad teel. Meri on, meri jää, meri on tema peal, naine ratsudes annale. Tigi juhtuta nii, meri juhtutab siin, ja need võtid on kanduvad siis. Tigi juhtutab
Jaa, just nimelt Liina, Õlme ja Liina tahavad nüüd ka rääkida oma niisuguseid elamusi. Kui me eelmisel talvel hullult harjutasime suure peo jaoks, siis ütles keegi, et kui me sinna ei saa, siis Ruhnu lähme ikka. Ja eelmisel aasta siis meiega nii läkski, et me käisime Ruhnus. Meie kallis Tiiu meile selle reisi korraldas, aitäh talle. Ja kui eelmisel suvel kogu aeg sadas, siis meie Ruhnu päevad oli ilm imeilus ja kui Ruhnu laev oli muudkui katki, siis just neil päevadel oli ta terve, kui meie Ruhnus käisime. Et juba ilm, laev ja seltskond kõik juba hästi. Meil oli siis seal me Ruhnus ekskurseerisime kastiautoga. Me jalutasime imelistes Ruhnu metsades, sõime mustikaid, ujusime, käisime Ruhnu kirikutes, Ruhnu muuseumis, Ruhnu tuletornis ja üldse kõike Ruhnust. Aga sellest asjast jäi minu mõtetesse üks asi, et nüüd tuleb nagu minu Ruhnu. Et me vaatasime õhtul Kultuurimajas 5 lühifilmi, mis olid tehtud Ruhnust. Esimene nendest oli Teodor Rutsu Ruhnu ja viimane oli film Ruhnu karust, lätlaste tehtud multifilm. Ja Ruhnu karu meie ka nägime, meil vedas metsas mere ääres, täiesti ehe, ehmatav, aga ohutu, karu oli prinditud. Ja siis esimeses filmis, mis oli tummfilm ja mis oli mustvalge, jäid silma need Ruhnu, rootslaste, Ruhnu inimeste riided, pidupäevariided, igapäevariided, seal oli Ruhnu pulm selles filmis. Ja midagi nendest riietest meile rääkis ka muuseumitöötaja. Midagi oli nendest muuseumis, ma siin öelda, ja muuseumitöötaja meil jutustas, et see ei olnud nii, et Ruhnu naine ärkas hommikul ja vaatas aknast välja, mõtles, et ups, mis ilus ilm, täna panen rahva riided. Need riided, mis ta pani, need Ruhnu riided, need olidki tema riided. Ja väidetavalt Ruhnu hobune, kui ta nägi kedagi, kes kandis mitte Ruhnu riideid, siis selleks päevaks ta töövõime kaotas täielikult. Ja nüüd siis see minu mõte tuli aasta 1944. Venelane oli jälle tulemas meid vabastama ja meile õnne tooma. Siis läksid kõik need Ruhnu rootslased, Ruhnu inimesed, pea 250 inimest oma kodudest laeva ja sõitsid ära Rootsi, Stockholmi ja oma kodudesse nad enam kunagi tagasi ei tulnudki. Et see ongi see mõte, et kus need riided, kombed, inimesed ja mis nendest sai. Mina räägin siis teile sellest reisist, mis minule väga meelde jäi. Et üleüldse tänu siin rühmas tantsimisel olen ma sattunud Eestimaale sellistesse kohtadesse, kus ma poleks võib-olla isegi osanud minna. Ja siis minu meeldejääv reis oli Sillamäele. Oli siis maikuu 2018. Varahommikul asusime teele nagu ikka, sõitsime sealt, ma mäletan, et Viitnal käisime ja sealt läbi ja siis Sillamäel toimusid siis Läänemere kultuurisillad, selline üritus, kus oli siis rongkäik ja pärast oli siis kontsert. Ja ilm oli ilus, suviselt soe. Ilmselt oli mingi aeg enne saanud siis valmis keskväljakult mere äärde minev promenaad, mida me seal imetlesime ja jalutasime. Ja meid võeti väga kenasti vastu. Ja siis ilmselt me siis peale seda üritust käisime veel kuskil, igal koju ma jõudsin hilja õhtul. Ja väga tore oli see päev. Aitäh! Aga Eva ja Milja ootavad nüüd oma jutte, et nemad saaksid teile neid rääkida. Mina olen selle rühmaga natukene kaudselt pidi ju ennegi seotud, kui ma siia tantsima tulin. Kes teab, see teab. Aga kui Tiiu kutsus mind tantsima, ega ma pikalt ei kõhelnud küll, sellepärast, et ma olin nendega Võrus kaasas käinud ja mõne tantsugi kaasa löönud.
nii et tulin ja vaatasin, et mis siis välja tuleb. No eks siis tuli. Olen saanud käia suurel peol, naistepeol, maakonnapidudel, paljudes kohtades, kus võib-olla tõesti ise ei olekski läinud ja avastanud seda kohta. Ja nii tore on, kui kõnnid Rapla peal ja äkki keegi hõikab sulle, tere, vaatad, kes see on? Talutütar. Et see on alati nii südant soojendav ja kui meil ka tuleb teinekord siin väikseid erimeelsusi, no kus see ei tuleks, eks ju, aga ega keegi siis sellepärast ei ole järgmist kolmapäeva ära unustanud, et ikka tuleme kohale ja tantsime ja väga tore on. 2006. aastal kutsus Tiiu töötas siis Rapla Vesiroosi gümnaasiumis ja oli teada, et 2007. aastal toimub koolinoorte laulu- ja tantsupidu. Ja see oli ilmapuu. Ja nüüd selle laulu- ja tantsupeol oli siis ette nähtud, et sel korral esinevad ka õpetajate rühmad. Ja Tiiu panigi kokku õpetajate rühma. Neid õpetajate rühmasid oli nii segarühmasid, meil juhtus siis naisrühm. Ja suurem osa olid siis meie kooli õpetajad, aga võtsime ka sind Vantust ja mõned mitteõpetajad võisid ka olla. See mitteõpetajate protsent oli seal, oli ette nähtud, et kui palju siis need mitteõpetajad olid, neid oli ka siis meile, kes meiega koos alustasid. Ja siis me seal alustasime ja tantsisime ikka Oigeat ja Vasembat, esinesime ka kooli aktusel sellega, on meeles. Aga sellel tantsupeol esitasime siis sellise tantsu nagu Soovide valss, mis on siis Niina ja Alfred Radiku poolt loodud. Siis Teest elu Kalev Järvela koreograafias, samamoodi räditants Kalev Järvela koreograafias. Ja see räditantsuga on selline lugu, et selle räditantsul meil olid niisugused rätikud. Need olid meeter korda meeter rätikud. Need olid sellised rasked, sellisest atlasest. Üks pool oli sinine, teine pool oli kollane ja loomulikult ei saanud nad ju siis olla ühekordsed, eks ju, nad olid ikka kahekordsed ja nad olid suhteliselt rasked ja oli ette nähtud, et igal neid kokku oli siis 12 tantsijat ja 4 rühmad olid, iga rätiku nurgas oli siis üks tantsija ja et iga tantsija siis oma rätikut ikka kindlalt peos hoiaks. Siis me õmblesime nööpe sinna rätiku otstesse, et need rätikud niimoodi hoogsalt lenneldes käest ära ei lendaks meil. Ja siis tantsisime veel ka teistega koos Puu on puude kõrgune Maido Saare koreograafias ja loomulikult Oige Vasambad, mis on ikka noorte tantsupeo tants. Minule endale väga meeldis Soovide valss, see oli minu üks lemmikumaid, mida me tantsisime koos siis noorterühmadega. Vallavanem rääkis, kuidas sa Rapla esimeses keskkoolis tegelesid tantsijatega, siis ega sa ka, kui 1988. aastal Rapla Vesiroosi kool loodi, ega sa siis seda tantsimist ära ei jätnud, ikka tantsisid edasi. Ja kui ma vaatasin, siis tantsupeo raamatus 1985. aastal oled sa lasterühmade assistent suurel peol. Ja tantsisid ka, võtsid ka siis lasterühmad ja näiteks Jüri Metsalu on meenutanud oma mälestustes Rapla Vesiroosi gümnaasiumi raamatus, et tõenäoliselt on oma osa õpetaja Tiiu karismaatilises võlus, miks ta sinna tantsurühma jäi. Ja ta edasi tantsis ja talle väga meeldis see. Ja avastasin, et 2013. aasta Maaleht kirjutas siis talutütardest ja Tiiust ja kirjutas, et Tiiut võib nimetada viimase 10. Rapla koolilaste tantsuemaks.
Ja nüüd on mul Jaani poolt ja on Reimundi poolt palve. Ta ei saanud täna kahjuks osaleda. Sulle edasi anda siis väikene lillekene. Ja nüüd tuleb niisugune tants, et metsaveerel. Ilma Adamson oleks kindlasti siin ja Ilma Adamson tervitab tüdrukut teid. Eile õhtul ma rääkisin temaga. Ta on selle tantsu loonud. See tants on ka tantsitud suurel peol. Seda tantsu on tantsitud ka naiste peol Jõgeval. Ja see on üsna nõudlik tants. Aga Ilma ei ole ühtegi tantsu teinud, mis ei ole nõudlikud. Tüdrukud metsaveerel. Kui päike taevas käib ja saabunud kevad on taas, siis loodus jälle on virgel ja lilledest kirendab aas. Mind rännu ärevus valdab ja kauguses sööstaksin ma. Nüüd sinna varutabs mu sammugi, ootab mind koduselt kohiseid naas. Metsaveerel väike maja, varjul pärnapuude all. Õitseb toomingaila taga, varsakapja allikal. Seal kord minu kätki hällis, ammu oli see, kui maad on vaikli kallis, pealeski unane. Ma tihti mõtetes rändan koduniitude kastasel teel ning karjakilli veel kuulen ma kaikumas loojangu eel. Ja memme käedile ellan, kui paitaks mu väsinud pead. Unen noorgi laulata vaiksin, et uinuda nõnda kui kord lapse eas. Metsaveerel väike maja, varjul pärnapuude all. Õitseb toomingaila taga, varsakapju allikal. Seal kord minu kätki hällis, ammu oli see, kui maad on vaikli kallis, pealeski unane. Et me nüüd läheme ikkagi mu meremeest tantsima. Täiesti Virve Kurbel teda, mitte Virve Kurbel, vaid just nimelt Virve Kurbel. Virve Kurbel on selle tantsu teinud ja Virve Köster laulab. Meremees, oksena minu kallis mees, kui merele sa lähed, sind ootama siis jään. Ma südames on kinni, et mind ei unusta ja saaduseni kuumamist pole teida. Ma südames on kinni, et mind ei unusta ja saaduseni kuumamist pole teida.
suud ja valge roojaga. ei Lätsis toovi su vana suudab ette kanda ja laiad veed. suured sadamad ja linnad sinu teed. kuid ole ikka mees, ära pettust iial keelast ruudusega südames. kuid ole ikka mees, ära pettust iial keelast ruudusega südames. ma ei hakka aastaid rääkima teemasid, see ettevalmistus on väga pikk, südamlik, aga need peod, sa oled teiste rühmadega koos, siis sa alles näed neid teisi liigitantse, noored ja vanemad isegi meist ja naudid seda. mõnda laulu tuleb esimest korda, need on nii tähenduslikud ja kõik see suur sugusus läheb hinge ja annab nii palju energiat, et need jäävad minusse. aitäh, Tiiu ja kaaslased. aga on ka meeles mul lihtsam reis Kihnu. et see oli meil tõesti 2 päeva. küll me siis vaatasime seda loodust, kalmistul Kihnu jõnni, sain ka midagi teada ja tema ausammast seal nautisime, aga Kihnu Virve, ta võttis meid enda uues valminud majas vastu. ta oli katnud laua oma tehtud silkudega, oli meiega koos lauas. no nii äge ja on seda ka, mida meenutada ja jääb mu hinge kestma. ja õhtul oli kultuurimajas veel pidu, kus oli väga palju rahvast, alati nii palju ei ole. nii et meist peeti kaaluku saare peal. nii et mul on paar toredaid hetki teiega olnud. loodame, et ikka tantsime edasi. meil on teadmata, mis moel. kuulsite, naiste tantsupidu tuleb. Lähme ka. me laulsime kõik algklassidest Tiiu talutütrikene. ainult sinust sai see talutütrikene. mina sain tänu sinule selgeks, mis asi on. see. ma tahan sulle. Need on minu rühmakaaslased, kui mina kunagi ka tudega. jaa, kuule, oota nüüd. ma annan kõiksugu kirjalikult sulle edasi, kirjalikult. aga paar sõna ikka ütle. palun nii Veili Järve, väga tunnustatud õpetaja ja näitemängu tegelane. aga me oleme teinud üheealised peaaegu. Vot, kes on tegelane riides? nii. sina olid teile Tiius ole Miiu. Mikrofon. 57 aastat tagasi oli eriline 1969 aasta, kui laulupidu pidas 100 kuule tehti inimrada. meil lõppes siis just pedagool, uusi õpetajaid ootas töö ja hool. lahkuminekus südamesse laskus korraks lein, kas tõesti sügiseks siin linnas pole kõiki meid. polnud vaid õppimine ja eksamid üliõpilaselus. me täiskasvanuks saime suurlinna melus. 2 aastat elasime 10 vanas intritoas ja seistes järjekorras, et pesta jääkülmas kraaniveejoas. üksteisega tuttavaks saime omavahel imeruttu, rääkides Lääne, Ida, Lõuna ja Eestist ja Lõuna-Eestist juttu. üliõpilaslaulud said selgeks sügisõhtutel kolhoosis. Neid aina laulsime igal pool mitmehäälselt noodist, mis pidi saama nii-öelda maasool, kel oli kindlustatud tööl õpetajatool. 80 Tiiul täna eluaastaid koos. talutütred tantsisid, et kokku 100 saada selles loos. mina mõtlesin niimoodi, et meil on ikka kõigil väga vedanud, et sa olid meie Gruppenführer. ja me saime juba üsna varsti aru, et ega niisugust asja, millega sina hakkama ei saa, ei ole veel siia ilma leiutatud. ma arvan, et kõik, kes teda tunnevad, teavad kõik, mida ta kõike oskab ja teeb.
et üks igavesti vahva naine. Ja veel siis, kui vallavanem pidas kõnet, siis mul tekkis niisugune mõte, et ma arvutaks kokku. Ega sa ütlesid õpetaja arvutamine enam nüüd hästi välja ei tule. Hea, kui korra tabel ei ole enam hästi peas. Aga ma arvutasin, suutsin välja arvutada, et peale vallavanema sugulaste laste on Tiiul olnud au kasvatada üles lihtrahva inimeste lapsi umbes 300, kes on temal ellus olnud. Nii et nende lastel on vedanud, sest ma tean, et Tiiu on väga hea õpetaja olnud ja sellest esimesest õpetajast on alati elus väga palju. Ja siis veel üks asi. Tiiu on meile kõigile midagi õpetanud, midagi andnud, no neid asju, millest me eeskuju võtame, on sadu. No see rõõm esiteks ja palju teisi, aga ma tean seda, et kas teie olete märganud, et Tiiu tuleks kunagi teile külla ilma kotikeseta. Minule ta vähemalt ei ole tulnud ja ma tean, et alati tuleb kotikile kaasa võtta ja mina nüüd võtsin ka. Võib rääkida? Oi, kas te kuulsite, mis ma jäi kuulnud? Ja mina tulin peole ja oleks ma teadnud. Kõik 3 jalga valutavad. Kuulge, mis te tegite? Kuidas mu pere elab nüüd üle selle, et ma olen nii õudselt mõelnud. Teie saate, mina ei saa. Ma olen õudselt kade. Ja et ma olen kade, siis ma mõtlesin, et mida ma talle ikka kingin. Ma kirjutan parem endale luuletuse. Rõõmus, vaimukas ja hooliv, ilus hing, kui lauleb lind. Mitu tuhat õnnesoovi veab mul, et tunnen sind. Palju õnne, kallis Tiiu. Tiiu ja armsad talutütred, mul on rõõm tervitada teid ja õnnitleda Rapla Kultuurikeskuse pisikese perekonna poolt. Ma tean juba ammu, et te olete võrratud tantsijad, aga täna te näete kuidagi eriti ilusad välja. Ja kui ma vaatasin neid vanu videosid, siis tänaseks millised ilusad tüdrukud, et järjest ilusumaks. Tiiule otsa vaadates mõtlen ma alati, et huvitav, et mis ma tegema pean, et ma 80-selt täpselt nii särtsakas välja näeks. Ma ei usu, et see võimalik on, aga Tiiu puhul on see võimalik. Uskumatu. Palju õnne teile. Ja kui Tiiul on üks pisikene lillepotikene, siis teile tüdrukud koos külalistega on kingituseks siin kõrvalruumis ilus tort. Loodame, et kõigil maitseb. Ilusat pidu ja palju õnne veel kord. Kallis armas Tiiu, meie ja minu tantsuõpetaja. Looming. Oi, siin on natuke valesti kirjutanud. Et õpetaja, kellel on kriuks ja see kriuks sisaldab uskumatult palju. Ilu, nõudlikkust, leidlikkust, kokkuhoidmist, eeskuju ja imeilusaid elamusi. Loominguline ja imeline. Aitäh sulle ilusate tantsude eest, sinu suure töö eest, sinu tantsutüdruk Anna ja sõber Anna. Soovin teile kerget jalga ja kõiki ilusat. Mina tervitan teid Eesti Rahvakultuuri Keskuse poolt ja mul on alati väga suur rõõm käia tantsurühmade juubelitel, sest et tants tekitab
on näha täis palju rõõmu, aga see tuleb publikusse ka. Nii et mul on väga reaalne ametikoht. Ma ei pea ise tantsurühmas tantsida, aga saan alati sellest rõõmust osa. Aitäh! Ja minu isiku näol ma saan üle anda teile Eesti Rahvakultuuri Keskuse väikese tänukirja. Ja nüüd ma natukene siin kohmerdan. Kõigepealt üks rahvatantsurühm, kes 20 aastat on koos tantsinud, on juba üks pere. Ja teid vaadates te olete nagu sõsarkond. Ma näen, et te hingate ühes taktis ja rütmis ja seda on ääretult tore näha. Ja see mitte ainult sammude õppimine või nagu suurte sõnadega me alati tantsupeol ütleme, et meie tantsukultuuri edendamine ei ole oluline. Vaid täna oleme teada saanud, et te tegelikult ka olete ühine sõsarkond ja sõbrannad ja te käite oma kultuurilist sellist vormi hoidmas ka väljapool tantsutrenni. Ja seda on väga südamlik kuulda. Nii et head talutütred, teile ma annan üle tänukirja, mille pealkiri on Aitäh tubli tegija. Täname teid Rapla valla rahvatantsu valdkonna edendamise ja rikkastamise eest ja õnnitleme 20. aastapäeval. Ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktoriks on praegu Kaja Liivak ja tema allkirjaga on see teile. Nii et trennis saate panna seina peale, et te teate, et olete väärtustatud seda trenni kolmapäeva puhul. Aitäh teile, kes tuleb tagasi. Aga ma loodan, et enamasti te olete ikkagi koos ja kuna teie jalad kõik tõusevad peaaegu ühes rütmis, siis on näha, et sellest on väga palju abi olnud. Nii et armas Tiiu, sina oled siin juba saanud väga suuri ja toredaid sõnu. Mina sulle lille ei too, ma toon sulle hoopis ühe piknikuteki. Vasti on lumi läinud ja siis sa saad oma sõbrannad kutsuda piknikule oma aeda või kus teil tänavused plaanid on. Kes teab, kuhu te lähete? No vot, sinna sobib see piknik kaasa väga hästi, et te saaksite veel ja veel mõnu tunda koos olemisest ja üksteise nautimisest. Ja hea Tiiu, sinu puhul on see, et sa oled tsipakene vanem proua kui talutütred kokku. Ja sina saad natukene kangema paberi, mille pealkiri on tänukiri. Ja see on meie asutuses Kraat Kõve. Ja tekst on selline. Täname teid pikaajalise ja väärtusi loova tegevuse eest Rapla valla rahvatantsu valdkonna edendamisel. Õnnitleme sellel ilusal juubelil. Tekikene. 2023. aasta suve ringreis viis meid jällegi Saaremaale. Olime kutsutud esinema Taritu küla laulupeole, tantsisime seal paar tantsu ja saime siis osa nende suurest peost. Nagu õigele peole kohane Saaremaal, ikka suitsulest ja mekutasime seal koduõllega. Palju ei saanud, sest järgmisel päeval ootas ees vastutusrikas esinemine Orissaare lauluväljakul. Aga enne kui me sinna Orissaare tantsulavale jõudsime, tegime vahepeatuse väikeses Kavandi külas Tiiu kodutalu Andrese väravas ja seal me tantsisime Põhjamaad. Läbi aastate on Põhjamaad palju tantsitud, mina olen erinevates rühmades seda teinud. Ja ma ei saa sellest hästi rääkida, sest emotsioon on siiani meeles, et see oli väga õige koht just selle tantsu jaoks. Ja need inimesed vaatamas, neid ei olnud palju, aga nad olid toonud meile kodus küpsetatud saia, värske vaarikamoosi, andsid kaasa ka oma varudest kuivatatud säilad ja saime liikuda Orissaare suunas.
nagu näete, siis meil ei ole traditsioonilised riided. Selleks suveks said kohe spetsiaalselt Saaremaale minekuks õmmeldud rinased pikad kleidid. Värvi võisime valida, mida keegi soovis. Ja jalga tikitud muu pätid. Nii et minu jaoks oli see üks väga meeldejääv ja hingeminev reis. Üle Verssel on teinud tantsu Üts paigake. See sobib siia külatänavasse taustaks ja tüdrukud tantsivad. Üts paigake. On aeg mõtelda oma emade peal ka teil armsad saalis olijad. Üts paigake ilmanum vii, üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lasse tiid, ei tea, mis saas muuda kaos. Sealt paigast mia lüväkike, mis süämel armas on. Seal paigal või mia ikke, kuu süämel rasse on. Vana vanemre elline sääl, iineläs sääl miu eme. Üts paigake ilmanum vii, üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lasse tiid, ei tea, mis saas kuuda kaos. Aga on veel jäänud meie niisugune firmatants, nagu öeldakse, sest talutütred ja kulbid, ega me nende juurest ei pääse. Need kulbid on veel väga tored, siin naeratab mulle Elle tantsupeol Jõgeval, et kulbid muidu segamini ei läheks, graveeris tüdrukutele nimed sisse. Nii et nüüd on nendel kulbid täiesti isiklikud kulbid ja on teinud Kätlin Järvis niisuguse tantsu, Leemekulbi liigutajad ja selles tantsus võite te leida nende liigutustega ja küll ehmatatakse ja kõik ja ega see tüdrukutel on suur jagamine ja tantsulooja on ka selle tantsuga mõelnud, et naised käivad tööl ja käivad tantsimas ka veel, aga süüa peab ikka tegema ja siis selle tantsu sisse on mässitud niisugused võimalused, et võib mõtelda, et lähevad poodi ja otsivad, mida oma mehele süüa teha ja midagi head teha ja midagi üllatavat teha ja nii on. Nii et ka Kätlin Järvis, Leemekulbi liigutajad.
Nojah, see oli nüüd selline, võta Kalju natuke vilet vähemaks. Et ma ei tea, millega ma ära teelin selle oli. Mängisin täna ainult ühe ainsa loo ja terve tants mulle. Igal juhul ma olen teiega vist, ma ei tea, mitukümmend aastat Tiiuga, ma ei ole numbrit ei ütle, ma teen palju Tiiut tean. Et talutütardega ma vist olen peaaegu loomisest alates muusikat aidanud mingilgi määral. Ja viimased 10 aastat olete siis minu meelevallas seal bussis olnud. Mäletate, mis Võru tee peal juhtus, jah? Ei mäleta? Mul oli suht uus buss käes, aga esiklaas ei läinud udust puhtaks, tuli seest kogu aeg pühkida. Nad vist olid Võhma kohal päris ehmatanud, ma ütlesin, pidasin bussi kinni, sest enam ei saanud muud teha. Aga reisid on alati teiega ägedad olnud. Ehk sõidame veel, aga praegu aitäh teile nüüd. Ja teeme ära, aga ma tahan sind ka tänada. See sobib Sogleidiga ja pidi olema väga hea. Nii, armas Tiiu. Aitäh sulle, rahvatantsu hing ja süda, kes teab, millal naeratada ja millal rida uuesti võtta. Sinu käe all on saanud sammud selgeks isegi siis, kui vasak ja parem veel vaidlevad. Särav ja nooruslik, loov ja ergas hing, stiilne, toetav, mõistev, alati. Soe inimene, kes on hoidnud meist tantsu ja koos oldud aegu. Aitäh, armas Tiiu! Õnnitleme sind 80. juubelil ja täname koos oldud aja eest. Veel kord suur aitäh! Nüüd on see moment, kus ütelda, et kui ma väike laps olin ja kooliski ei käinud, aga juba kõndisin ja hakkasin aru saama, et ma pean nii palju üksinda kodus olema, siis ma ühel momendil, kõik suured lapsed, õed-vennad, meid oli palju lapsi, olid kõik juba kodust ära läinud, ma pidin ikka üksinda olema, ma olin viimane seal peres. Ja siis ma ütlesin, et mul on nii igav üksinda olla ema, et ma ei saa niimoodi, et kogu aeg üksinda. Siis mu ema ütles niisuguse kuldse lause. Tiiu, sa ei ole mitte kunagi üksinda. Vaatas taeva poole ja ütles, et sul on kaitseengel. Ja nüüd ma tahan, et mu talutütardel oleks ka see inglikene ja ma egeldasin
need on nii tinglikesed, nad võivad need panna. Mul on siin üks nõelake ka pandud, nad on mulle väga armsaks saanud ja nad ongi väga kallid. Ja Utahi mägedes Salt Lake City's ei peegeldas. Tiiu ja talutütred ja kirjutasin siia needsamad sõnad, lugematu arv hetki, mis teid seovad. Hoides ühtsust ja kultuuri, armastust ja elu, ühendamas väikseid, suuri Eesti rahva ilu, hoides tantsutraditsioone, suureks kasvab tantsu hing, teie südames on soove olla osaks Eestimaast. Soovin teile kõigile õnne ja olen väga tänulik, et me saime sellise kutse just vahetult enne Eestimaa sünnipäeva. Ja see tänane kontsert on väga hinge läinud. Meie oleme siin 9, aga meie memm on ka vaatamas ja ta tervitab teid kõike sealt. Tahan aga veel kord öelda, et teid tervitab ka väga-väga soojalt Alusega rühm. Sest me oleme päris palju aastaid koos Alus minitantsupidusid pidanud. Ja tahan öelda kõigile, et te tulite sinna alati kas või 3 tantsijaga, 3 paariga või 10 tantsijaga või kuidas. Olen väga tänulik selle eest. Aitäh teile tänase kontserti eest ja palju õnne kõigile. Kallid talutütred ja Tiiu, et teid kõigepealt õnnitlevad siis Linda naised ehk siis teie naabrinaised. Õnneks on meil Kaleviga koostöö. Ja siis minu Tulbi tänava Tiiu. Ma lihtsalt ei saanud, kuigi sa kirjutasid, et lilli ei ole vaja tuua, aga kui sul on selline Tiiu nagu Tulbi tänavalt, siis sa lihtsalt ei saa teisiti. Ja siis ma tean, et meri on sulle hästi oluline. Aga Kloogarannas me ei ole veel koos jalutanud. Nii et ma ootan sind. Armas lugupeetud tantsujuht Tiiu, armsad tantsijad, lugupeetud publik. Mina esindan siin täna Rapla maakonna pensionäride ühendust. Ja kui ma siis vaatan neid tantsijaid ja õpetajat, siis mul tundub, et ma olen vales kohas. Aga ma suutsin selle ikka enda jaoks parajaks mõelda, et kui see 100 seal ekraani peal oli, siis ma arvasin, et ma olen just õiges kohas. Suur aitäh teile, suur aitäh Tiiu, suur aitäh Aivar. Ka ilma sinuta oleks see rühm ju poole vaesem, ma julgen arvata. Või rohkemgi veel, jah, ütleb Tiiu. Aga tahan teile soovida palju ilusaid tantse ja ikka pind päkka,
kui ma vaatasin teie tantsu, panin silmad kinni ja mõtlesin, et kus see sussisahin ja kingade plagin on, siis vaat ei olnudki nii hästi tehtud asi. Soovin teile südamest, et teil oleks hästi palju niisuguseid ilusaid hetki ja aegu, mis teevad südamele pai ja niisuguseid ilusaid hetki, mis teevad ka hingele pai. Suur-suur tänu, palju-palju õnne sünnipäevalapsele, palju ilusaid tantse, ilusad pidusid ees ootamas. Aitäh teile! Mis meil küll seob? Tegelikult tantsupidud emotsioon, nagu siin sinu tütarde sõnadest välja tuli. Seda emotsionaalsust on meil ühesugust, see meil ilmselt väga seob. Ma tahan sulle öelda, Tiiu, sõber on nagu täht taevas. Ta kas paistab või ei paista. Ta kas vilgub või jälgib sind. Nii on see sõbra saatus ja nii on ka sõber Viljandis sul siin. Jälgin su käike, hoian ja hoian teid ja talud ütleb, tulge palun Viljandisse. Igas lauas istub inimesi veel ja oleme lõpusirgel, et siis mõne mõtte ütelda, miks ma ühe aasta olen nendele piltidele pühendanud. Oma hinge ei või müüa, kuri ilm lasututab. Ainult seda omaks süüa, mis su hinge puudutab. Mulle väga meeldis Viivi Luigel mõtisklus selle üle, mis on oluline. Ta leiab, et täiskasvanud inimene peaks endale selgeks tegema oma suhte surma, Jumala ja iseendaga. Kui need 3 suhet on selged, siis pole enam aega halada, tuleb julgeda nii elada kui surra. Kui iga päev külmatakse sõjahirmu, on oht inimest seesmiselt apraks teha. Me ju teame, mida külvad, seda lõikad. Mu käest on küsitud, miks ma seda teinud olen. Ja vastus on mul väga lihtne. Kõige suurem kaal on sellel, et see oli mulle endale vaja. Lõputud pildid, lõputud mõtted, lõputud kaardid, siin sahtlis, seal sahtlis, sellel korrusel, sellel pööningule viidud, alla keldrisse viidud, et järsku oli nii hea nendega olla ja teha mingi vahekokkuvõtte. Ja kui kunagi ühelt Eesti Vabariigis elanud memmelt küsiti, kes ka oma elu kokku pani, et miks sa seda teed, siis ta vastas sellel momendil, kahjuks on ta nüüd juba kalmistul, ta vastas, ma tahaksin kõige kauem olla esimeses Eesti Vabariigi ajas. See on mõte. Aga mitte üksinda poleks see teoks saanud ega poleks trükki saanud. Ma palun siia oma kõrvale armsad Lii ja Lemmi, 2 õde. Palun tulge mulle lähedale. Armas Tiiu, armsad needsamused talutütred, teie tantsude ajal ma mõtlesin, et taevake, minu vanused kõik me oleme talutütarde tütred. Meie emad ja isad olid see põlvkond, kes aeti oma taludest välja, kui venelased tulid Eesti küla
kurnajatest vabastama ja kõik need meie emad ja isad tormasid ära linnadesse ja alevitesse, nii ka meie emad ja isad ja sedasi me siia saime. Tahan teha kummarduse talutütardele ja Tiiule armsale tahan ma öelda, et kui mina sain 80, siis minul oli sama soov kuidagimoodi kokku võtta oma kaleidoskoopilist elu ja siis ma kirjutasin ühe luuletuse ja see algas niimoodi. Ma seda tervenisti ette ei loe, aga see hakkas niimoodi, et mulda pandud seemneterast oleme kõik võrsunud, hoopis hiljem õnnekombel lehtinud ja kõrsunud, sirutanud päikse poole oma kroonikarikkad, üles löönud ilmaruumi oma kojasarikkad. Meie hõlmas uusi pungi ridamisi pakatab, nende vaikne õnneaimus meidki nakatab. Segapäiselt uskusime ja mul enam edasi meelt ei tulegi, aga ei ole tähtis. Ma tahan öelda, et mulle on ka see tunne tuttav, et tahaks oma elu kaleidoskoopi kuidagi kokku võtta, enne kui on liiga hilja. Ja tänapäeval ongi moes teha oma eluraamat. Neid on juba terve hulk ilmunud ja kui Tiiu rääkis oma plaanist teha oma eluraamat, siis me ööga olime hästi seda meelt ja nõus oma vähese osaga kaasa aitama. Mina keelekorrektorina ja minu õde kunstnikuna ja kujundajana. Mina kõigepealt teeksin suure kummarduse nendele ilusatele rahvariietele ja nendele hingedele seal sees ja nüüd ma saan aru, ma mõistatasin ära, mis on teie kestluse ja ilu põhjus või te teete tai chi Eesti moodi. Aga nüüd Tiiu, jah, eelmises märtsis ja ta lahkus minu juurest enne jõule ja selle ajaga ta tuli ilus, särav, värviline, alati kotika kaasas, ise tehtud asjad, kõik koogid, värgid. Ja me veetsime praktiliselt iga nädal, võib-olla mitu korda. Ja siis oligi laotus minu ühe ägeda naise elu niimoodi, et ma peaksin kõiki teid tundma siin, sest ma kõiki pidi veel näinud ilmselt. Ja nüüd ma saan aru, miks neid talutütreid nii palju oli. Ja tõepoolest see on Tiiu hing ja elutöö ja peale õpetajaks olemise. Aga nüüd ma tahan öelda, mul on Tiiuga olnud tore seda suve veeta oma puugihaiguse juures, kus päikest ei tohtinud näha ja pindas. Ja esimene raamat, mida ma ei ole näinud peale seda, kui ma olen trükikotta andnud. Seda ei juhtu minu elus mitte kordagi. Nii et ma pole seda raamatut veel ise näinudki. Aga ma usun, et ta on Tiiu nägu. Tiiu moodi. Aitäh, Tiiu, ilusa aja eest. Tiiu küsis ka minult, et Lii, mis sa arvad? Pooled töö peal küsis minult, et Lii, mis sa arvad? Milleks siukest raamatut vaja on, nagu me siin teeme? Ma mõtlesin tükk aega ja ütlesin siis, et see on suurepärane ajastu dokument sellest meie ajast, kuidas me elasime need talupoegade tütarde tütred, mis me tegime, mis me mõtlesime, mis me tundsime. See on ajastu dokument ja sellisena väga väärtuslik. Ja ma õnnitlen sind, Tiiu, et see sai valmis ja see on nüüd kaante vahel ja sa oled oma unistuse teostanud. Väga tükk. Ja olgi sinule ja mulle kas näed ja ka. Aitäh ja aitäh.
aga siis vallavalitsusest. Sa, Rain, oled ikka veel siin, kui tore. Tervitan neid, keda ma olen püüdnud nendele kaaslane olla. Ega õpetada ei saa, kui ei taha, aga saab olla selline keskkonda luua, et selles on hea olla. Mida ebatavalisem on ümbritsev elu, seda väärtuslikumaks saavad sidemed lähedastega. Möödunud laupäeval olin ma oma suguseltsiga, tulid sealt, tulid Tartust, tulid Saaremaalt, tulid täpselt sealt, kus nad elavad, tulid kaugelt Texasest ja nii oli meil siin ka jälle selles samas toas, oli väga õdus, sest niisugune lugu võib juhtuda suguseltsiga, kui ei kutsuta kokku. Oli selline lugu, meil oli niisugune uukujuline istumine, mina istusin seal, kus Sirje, sina praegu istud ja järsku tuleb sinna otsa istuma üks mees ja naine. Aga kuna sellel päeval oli ka üks teine sünnipäev seal üleval korrusel, siis teate, mis ma ütlesin, et väga nii ütelda ka täpselt mitte, aga meil on täna nii, et meil on üks teine sünnipäev veel seal üleval. Ja siis tema ema, selle poisi ema, 3 korda olin teda alles näinud, aga ema oli minu õetütar, ütles, et ei, nad on omad. Nii et teil seda ei juhtuks, siis saagem kokku sagedamini, aga nii on elu. Et see aeg käib vanas seinapalgis vaikse tiktak sammuga, suure häälega ta pole, kui ta on suure rammuga. Aeg on see, kes kellapendlilt lakkamatult liigutab, saadab pilvi üle taeva, puude latvu kiigutab. Ja just juhtus see 2 aastat tagasi, kui need samad lapselapsed, kes siin ees keskel istusid ja nüüd läksid, üks läks Barcelona lennuki peale, teine läks teda saatma, peaaegu ühest vanused, natuke aega on ka ühe vanused. Nemad 2 aastat tagasi tegid sellise üllatuse, oli ka minu esimene lapselaps August ja nemad otsustasid, et nad võtavad need pildid mummi karbist, igale lapsele olen sündimise puhul 5 lapselast ja nende sündimise puhul olen teinud niisuguse õmmeldud kotikese, välja õmmeldud kotikese, kus siis nende pildid hakkasid sees olema ja sealt võtnud ja teinud nii, näete, üks pilt on siis, kui nad on 2, 3, 4 aastased ja teine pilt on siis, mida nad 2 aastat lavastasid niimoodi umbes samal kohal ja samad. No kas pole vägev, et nad mahtusid mu köögiakna alla sinna urva ja nüüd on siin täpselt samasuguste rekvisiitidega. Et niimoodi tegid ja mulle see väga meeldis, see oli niisugune loov ja väga ilus. Siis on järgmine 122. See Trevori triiksärk ütles Lee, kui ta korrektuuri tegi, et see ei ole hea pealkiri, sa pead panema sinna midagi, me ise ilutegijad või midagi, aga ükskord 17 aastat tagasi kinkisin 3-aastasele Trevorile, kes on praegu Soomes hoki mängimas, erinevaist riidejuppidest kokku õmmeldud pikkade varrukatega triiksärgi. Iga väike detail on, kas Iira, sina oled ka veel siin? Ei ole. Nii, vaatasin seda, ise mõtlesin, et ikka sobitamist olnud. Tol ajal oli kauplustest juba võimalik osta kõiksugu pluuse. Mina tahtsin väga armastuse märgiks oma käega kingitusi valmistada. Aega ja nuputamist oli, aga tulemus rõõmustas mind ja üsna sageli lapsi ja lapselapsi. Nad kandsid neid nii ööl kui päeval, kirikus ja kontserdil, argi ja pidupäevadel. Nad kandsid ühtesid rohkem, teisi vähem, kolmandaid üldsegi mitte. Küll te ise ka oma lapsepõlvest mäletate, mõni kleit ei sobinud teie kehaga.
ja nii oli. Aga sealt edasi, kui te lehitsete seda pildikogu, siis sealt edasi tulevadki need erinevad žanrid, mida ma olen siis küll keraamitsenud ja küll teinud siis portselanimaali ja küll õmmelnud ja küll eegeldanud ja küll kudunud ja ma ei tea, mida ikka kõigil. Aga see, mis siin on üks selline lugu, et kui te vaatate seda, see on siis võõras emadega ühte posti, siis meie majarahvas teab seda, et see post on seal olnud maja ees, kui minu abikaasa Rein elas ja mina nägin ühte niisugust vana telefoniposti, millel oli rähnaugud toksinud, aga mis oli juba ajahambast niimoodi, aga küllalt raske, ta ütles, ei, seda me küll ei hakka koju viima. Ma ütlesin, aga seda ma just tahan. Ja siis ta ikka aitas mul selle koju tuua, ma olen istutanud sinu lilli, miks ma seda rääkida tahan, et see, kui te näete seal mitmesuguseid niisuguseid aiapilte, et need on ikkagi need, et natuke nuputamist, kuna see kasvamise aeg, mis minul oli, siis mingeid valmis tooteid ega valmis asju kaupluses ei olnud. Kui sa tahtsid midagi ilusat teha, siis sa lihtsalt tegid selle ise ja arvasid, et on ilus. Aga see pilt on üks ajalooline pilt ja kui te niisuguseid asju oma vanades koolimajades või ma ei tea, kodu või vanaemade või vanaisadel, siis püüdke see kinni. See on minu seal sünnikodu Kavandi kooli õuel, kus on siis kevadel meelespead ja mina oma naabritüdrukuga seal ja see maja on mulle väga armas, see oli raamatukogu ja seal oli alati tore oli sinna minna ja sellel suvel ma märkasin, et seda enam ei ole. On ära müüdud ja ärimees teeb suurt ja ägevat maja. Nii et kui ei tee, siis kaobki ja polegi kuskilt vaadata. Ja siis on veel üks pilt selle, see on see. Ükskõik kui palju sul sõpru on, ükskõik kui palju sul lapsi on, ükskõik kui palju sul lapselapsi on, siis ikkagi elulaval oleme me sageli oma mõtteis üksinda. Ma väga tänan, eriti teid talutütred, et te olete ikkagi, ega siis Milja ilma asjata ei öelnud, et on igasuguseid hetki olnud seal ka. Aga ju see nii peab olema, aga üldkokkuvõttes oleme me ikkagi väga üksteisest rõõmu tundvad, mida ma alati rõhutan, et kui meil ees on mõni tõkkepuu, siis mis me sellest teeme? Lõkkepuu, et siis saab sooja, valgust ja on kõigil hea olla. Sky,
teadsid, kes küsivad ühe küsimuse üle.